6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist rallisõbrad, 6. käik on otse-eetris Rally Estonia Service Pargist Eesti Rahva Muuseumi taga vanalt lennuväljalt. 6 katset veel minna, Roland, teeme ära. Ja teeme ära muidugi. Ja teile me kuulsime üht head nalja ka eile õhtul Margus Kiivri, kes sa mäletad täpselt, kuidas see käis või? Et mõlemad meie vaatajad on kohal, nüüd võime alustada. Kell on naeruväärselt vara saate alustamiseks. Loodame, et keegi on juba jõudnud kirjutada sinna internetis rea peale delfi.ee ja viitsib juba vaadata ka, mis me teeme, mis rallil toimuma hakkab. Aga päris varajane hommik. Igal pool päris nii vara asi peale ei hakka, aga näed, seekord niimoodi. Õnneks täna on ilus ilm, nii et ei ole väga hullu. Ma lugesin sulle autos ette, me saime kiita lugejalt, et see annab ka siukse väikse boosti hommikuseks. Jah, ma ei tea, ma loodan, et ta siis kiitis kogu setupi, mitte ainult sind. Ei, loomulikult. Tervitused Tuulile. Aga tänane päev siis selline, et Kalle Romamperal on 30 sekki, 29,1. Edumaa Elvin Evansi ees ja minut 11,5 Ott Tänaku ees. Kas me peame hakkama mõtlema, kes kõige kiiremini rehvi säästab või see on selline vahe, et Evans võiks veel esimesel 2 katsel proovida survet avaldada? Ei usu. Ei usu. Jah. Aga ma ei tea. Aga kas Kalle ka ei usu? Kalle, ei, ma arvan, et Kallel on jumala savi. Minu meelest Kalle eile kommentaaridest oli välja, et ta veel pole nagu väga hästi ühtegi katset sõitnud, et igal katsel on natuke midagi kehvasti olnud. Et ta tuleb omas rütmis, mis on suht turvaline. Väidetavalt väga suruda pole saanud, sest ikkagi kohati on olnud mingid vead ja asjad sees, et kui see on tema selline normaalne kiirus, siis on natuke teiste jaoks kurb, tema jaoks päris hea. Aga kuulame, mis Ott Tänak, kes siis 3. kohta hoiab, rääkis eilse üsnagi sündmustevahelise võistluspäeva kohta. Nii, Ott Tänak, teisel ringil väga palju ei juhtunud. Kuidas sellist rallipäeva üldse kokku võtta enda jaoks? Ütleme, et teed olid väga kehvad teine ring, et iseenesest midagi ilusat või ägedat ei olnud, aga samas midagi õnneks ei juhtunud ka, et kõik ikkagi sujus suht koht libedalt. Võib öelda, et see teine ring oli mõnes mõttes ka testisõit, oli kuulda, et Renino Vilsen rääkis ka, et ta proovis erinevad asju, sa ise lõuna ajal ütlesid ka, et võib-olla saab üht-teist proovida veel. Ja me kindlasti üritame leida suunda Soome testiks ja Soome ralliks aga ei saa päris öelda, et see ainult testisõit, õnneks me lõpuks peame võiduga sõitma, aga ütleme, et niisama tühjade kätega ei ole ka jäänud. Roopad olid päris sügavad, raja peal oli ka näha seda, et oli auto jaoks raskeid kohti ka päris või? Ja teed olid päris põhjatud kõik. No, homme on väga pikk päev ilma rehvi vahetuseta, et millise taktikaga homsele päevale vastu minna, et kiiruskats kilomeetrid on päris palju tegelikult. Kes see siis homse päeva taktikat täna räägib? Aga ütleme, ega kogu mäng käib ikkagi punkti katse peale või niimoodi ütleda? Jah, kindlasti mingeid punkte võiks saada ilmselgelt. Esimesed 2-3 kohta Toyotade käest on raske võtta, aga ma usun, et mingid punktid ikka lauda jäävad, eks me nende eest kindlasti võitleme. Põhiküsimus on selles, et kas minna 5 või 6 rehviga võib nii ütelda või? Ma ei usu, et keegi 6 rehviga läheb, et see rehvi kulumisega kindlasti probleeme ei ole ja ma usun, et see võiks olla suht koht okei. 77 kilomeetrit ilma rehvi vahetuseta, see on selline nagu reedene esimene pool. Ja Ott ju praegu ütles, et tegelikult rehvi kulumine ei saa probleemiks olema, et siis on rallis kindlasti, kus see pühapäev on nagu mõne jaoks selline kulgimine, et saab seal minutitega katsete peal, kellel midagi seal püüda ei ole. Aga siin selles mõttes saab sõita ka, et kiired katsed ja ei pea selle peale nii palju muretsema, et see rehv on seal Power Stage'iks otsas. Tartu vald, Kanepi, Kambja on tänased katsed. Kanepi, Kambja, oled sa sõitnud neid? Olen ikka. Mida need endast kujutavad? Rally Estonia katsed. Tüüpiline. Jah, meil on tegelikult siin rallil on lihtsalt
Lõuna-Eesti katsed, lihtsalt korraldaja on nagu vaeva näinud aastate jooksul nii palju, et natukene lisada vürtsi sinna katsetele juurde, et liiga üksluiseks ei läheks asi ja selliseid kitsamaid lõike juurde toodud ja ehitatud selliseid vägevaid asju nagu on Truutal ja siis muidugi esimesed 2 katset, mis olid metsa vahel, on täitsa midagi teistmoodi, aga tegelikult suur pilt üldistel katsetel on iseloom kõik täpselt sama ja nii on. Vürtsi võiksid meil lisada ka junior WRC mehed, Sami Pajari on minemas 31 sekki on edumaa natuke palju võib-olla John Armstrongi ees, aga Robert Virves jääb Armstrongist maha 13,6 sekundit ja Lauri Joona, niipidi, omakorda Virvesest 17,2, et seal võiks ju veel asjaks minna küll. Ma arvan, lähebki. Ma arvan, et Robert on nendel teedel ikka juba piisavalt tõestanud, kui kiired on. Ja ma arvan, et ega seal Joonal ei ole tagant väga midagi öelda, aga Armstrongi võiks küll kinni püüda. Et ma arvan, et saab nägema, et näha olema, kuidas esiteks need autod vastu peavad, kas mehed vigasi teevad, et nagu Sander ka tegelikult eile ütles, et mida see klass madalamal läheb, ega neid vigasi on ka oluliselt rohkem, et tegemist on ju junioritega, et ei ole päris spetsialistid veel, nii et seal kõike võib juhtuda, aga puhtalt sõidu ja kiiruse pealt Virves kindlasti võiks võtta Armstrongilt kohe ära. No austusest juniorite vastu võiks panna need juniorid viimasel päeval küll esimeseks. Ma arvan, et nad ei tahaks äkki. Ei, tegelikult on katsid olnud, kus on juniorid ette pandud. Mina sõitsin, läksin täitsa ees rajale. Walesis oli kindlasti, kuskil on veel olnud. Äkki isegi Estonial kunagi, kindel ei ole. Aga mingi publiku katseteks niimoodi võib panna, aga tegelikult meil on Eestis proovitud näiteks juniorid ette panna, Eesti junioride meistrikatel siis. Ja siis kõik olid suht kurjad, et tagant oli natuke mugavam tulla, kui seal esiveelisega teed puhastada. Aga kuulame Roberti mõtted ka eilse võistluspäeva järel. No Robert Virves, võib öelda, et suurepärane päev oli, et katsevõidud tulid järjest, nüüd lõpus tuli väike näpuviga sisse või? Ei, päevaga ma pean rahul jääma, et väga nauditud päev oli, et ühtegi erilist probleemi ei olnud, mis segaks sõitmist ja sain nii-öelda täielikult fannida, et hea on näha, et tulemustus ka kajastus. Et päris kõiki katsevõite küll ei saanud, aga seal tee oli nii katki ja sai lihtsalt liiga nii-öelda maha võetud. Aga üldpilti ma arvan, see väga ei muuda ja vaatame, mis homme saab. No ütleme, arvestades seda, kui kiire sa siin võid olla, siis sest eilsest õhtupoolikust on vist nagu eriti kahju või mis emotsioone sinust tekitab? Jah, et see kindlasti nii-öelda jääb närima, aga samas ralli pole kindlasti läbi veel ja juhtuda võib kõike ja kõigil, et mis tehtud, seda enam nagu tühistada ei saa, et vaatame päev edasi ja küll ükskord saab normaalselt ka tehtud asja. Aga selles suhtes sa nagu emotsioonil langeda ei lasnud, et suutsid ennast täna hommikuks ikkagi absoluutselt häälestada ja võitlusvaim üles saada? Ei, no absoluutselt, ega lõpuks loomulikult see teadmine, mis nagu eile juhtus, head ei tee, aga lõpuks sellele mõelda pole ka mõtet, et see nii-öelda edasi selle tulemusele kaasa ei aita. Kas homme on variant veel, ütleme, teist kohta jahtida? Vahe ei ole väga suur? Oleneb, kui kiire tuleme. Aga ütleme, sellest sa lähed ikka selle plaaniga välja, sõitja on väga palju homme on viimase päeva kohta päris pikk päev tegelikult. Ja, ei kindlasti, et tasub nii-öelda tempot peal hoida ja kõik on võimalik veel. Arvest seda, et rehvivahetuse võimalust pole 6 kiiruskatset, mismoodi sa välja lähed, võtad 6 rehvi kaasa, 5 rehvi, mis see tark otsus oleks? Ma ei ole nii kaugele veel mõelnud, me oleme terve aeg 5-ga sõitnud, et ma isegi ei oska öelda, kui palju meil kilomeetrid on meil sõita. See päev on mingi 74 kilomeetrit vist, et see on ikka seestus väga pikk päev tegelikult. Jah, oleneb. Ma ei mäleta praegu täpselt, mis katsed on, et kuidas tee on. Et kui ei ole väga suurt rehvi lõhkumisvõimalust, siis ma arvan, et ei tohiks ka 5-ga kõige hullem olla.
No näha on, et rallimehed elavad hetkes, isegi ei mõtle järgmisel päeval, et isegi ei tea, mitu katset on või mis need katsed on, ei ole veel vaadanud. Ma just tahtsin öelda, et rallisõit ikka ilma kaardilugejata on jumala hädas, et mitte midagi ei tea, mis kell, kus peab olema ja mitu kilomeetrit peab sõita, mitu katset üldse on ja kus me üldse oleme. Ilma kaardilugejata on rallisõitjad hädas. Aga oled sa nõus, et Virves ilma selle esimese päeva jamadeta võiks päris korraliku jõudemonstratsiooni siin teha juuniorite klassis? Jaa, samas ega Bajaril on ka probleeme olnud, et see eilne hea päev kindlasti ei olnud mitte ainult Roberti hea sõit, vaid ka Bajari väiksed probleemid ja ajakaotus, et ütleme, tegelikult ju 1,5 minutit oli vahe, aga puhta sõiduga minutit tagasi ei sõida või 45 sekki enam vähem. Aga see kooslus oli lihtsalt selline, et see töötas hästi Roberti kasuks ja ta oskas seda võimalust ära hästi kasutada. Kui ohtlik on ikkagi hommikul minna 6.48 sõitma 170 rauas? Ma sõitsin 70-ga siia juba käsi värises ja ootsin, millal esimese kohvini jõuan. Eile õhtul ei tulnud väga und ja siis ma just mõtlesin, et okei, et 5.30 on äratus ja siis 6 siin juba, et parema meelega kõik hüppaks autosse vist. Tegelikult ei ole hullu. Ma räägin, jälle Walesi ralli on selline erakordne näide ilmselt, kus ma arvan, et selline kella 1 sai voodisse öösel ja hommikul kell umbes 5 oli juba Parc Fermé auto, et magamistunde ei mõni üksik, ja siis tuli selline circa 100+ kilomeetrit sõita, et ma ei tea, äratab ülesse küll ju. Kalle Rovanpera või Greg Priini, kes täna esimene stardib, Parc Fermé auto oli 6.18. Mis sa arvad, mis kell ta võis ärgata? No oleneb, kus ta ööbis. Kui ta ööbis kuskil Tallinnas, siis polnud mõtet ilmselt magama minnagi, aga ilmselt oli ikka siin samas Tartus. Ma ei tea, 6.18 on Parc Fermé auto, eks ta siis tunnika varem märkas. Tänane järjekord siis selline, et Priin läheb teed sõitma lahti, Oliver Solberg tema järel, Gus Greensmit 3. Lube 4. Lappi 5. Formeau 6. Katsuta 7. Neville 8. Tänak 9. Evans 10. ja Rovanpera 11. Vist on identne järjekord eilsele. Ja, on küll, jah. Ja see näitab, et eile ükski koht ei muutunud. Loodame, et kuigi vahed on suured, siis täna mõni koht ikkagi veel muutub. Jaa, kellegile sellist ebaõnne ei soovi, aga olgem ausad, tahaks põnevat pühapäeva küll. Nagu me tegelikult rääkisime, enam üks paar on siin WRC-s, midagi on WRC 2 ja juunior WRC ka jälgida, aga midagi ägedat võiks toimuda, loodame, et pühapäev ei tule päris iga päev. No aga spekuleerime, kes punktikatsel võiksid olla küsijad, sest kas Kalle on esimesest kohalt või ta mõtleb oma esimesele kohale rohkem? Ma arvan, et ta ei mõtle millelegi. Mulle tundub, et ta mõtleb sellele, et kuidas oma maailmameistri tiitlit tähistama hakata vist. Või juba 10. MM-tiitlit tähistada. Aga ei, tegelikult ma arvan, et ega siin ei ole kahtlust, Rovanpera on lihtsalt, me oleme näinud Power Stage'idelt, et kui tal on vaja nüüd katset võita, siis ta veel leiab selle 5-10% veel hoogu juurde kuskilt, et ega kellelgi teisel on keeruline talle järgi saada. Nagu Ott intervjuus ütles, siis tegelikult mõlemad Toyotad on ees päris kiired, et eks see, ma arvan, sinna samamoodi läheb enam-vähem nagu see üldtulemus on. Midagi sarnast tuleb ka siis Power Stage'i tulemus. Tõenäoliselt. Meie reporter Laura käis vaatamas kus peatuvad ja magavad need inimesed, kes endale hotellituba ei jõudnud panna, ei tahtnud panna või kelle elustiil ongi ööbida raja ääres. Ega rallisõbra elu pole teabist lihtne. Kiiruskatsed on ju juba hommikul vara valges ning linnas on kõik hotellid kas broneeritud või väga krõbeda hinnaga. Seega on üks hea moodus rallit nautida, kui sul on kodu, millel on rattad. Lähme vaatame, kas keegi meile ka oma uksed avab.
no võib öelda, et teil on küll siin selle parkla kõige suurem rallisõbra buss, et rääkige, mis selle bussi lugu on? Müüsime matkabussi maha tavalise ja ostsime selle bussi, kuna lapsi on nii palju, 3 poega ja lihtsalt ei mahtunud enam tavalisse bussi ära. Panid telgi üles ka sellepärast, et vanemast pidavat norskama öösel, nii et panid punnu, aga ma tahan näha, kui see padu öösel tulevad, jooksevad tagasi. Jooksevad tuppa. Aga praegu panid punnu ja täna öösel igaks. Norskamise pärast põgenesid siis bussist välja? Arvavad jah, et ma pidavat norskama. Mina küll ei tea, et ma norskan. Sina ei ole kuulnud? Ei ole mina siukest asja, kui see on laim. No aga kuidas see elu siin rallibussis siis käib, et palju teil siia toitu ja jooki varutud on või kuidas teil? On juba siit näe otsa saanud, vaata. Nii nagu alustasime, oli natuke rohkem, nüüd oleme juba vähendanud seda kraami siin. Et siis kui rääkida nii-öelda maja terminoloogias, see on nagu kelder? Täpselt, see on kelder. Kui tahate bussi natukene vaadata, võime teha väikse ekskursiooni. Kuna perenaine meid nii lahkelt sisse kutsus, siis lähme vaatame, mis seal bussis ka leidub. See oli 38-kohaline buss, siis me võtsime lihtsalt kätte, kuna siin on praegu muidugi voodid on laiali. Aga kuidas siin magada on? Väga mõnus. Esimene öö ja ma olen nii rahul. Kui ilm väljas ikka väga niru on, siis saab kenasti siin hea pehme tugitooli peal istuda ja telekas on ka kenasti olemas, et rallit siis täitsa nii-öelda kuiva jalaga vaadata. Kui mõnelt kiiruskatselt tulles on ikka väljas päris läbimärjaks saadud, siis siin bussis on ikka mõnus saun ka olemas. No, siia mahub kenasti kahekesti istuma küll ja ma ei tea, väga hästi tahta siis võib-olla 3. püsti ka. No mis see nii-öelda kõige populaarsem toit on, mis perele peale läheb ja siin valmistada saab? No täna oli lihtsalt praekartul vorsti ja munaga. Kõige lihtsam söök. Kuna ma ise töötan restoranis kokana, siis ma lihtsalt ei viitsi iga päev nii raskeid sööke teha, et ma lihtsalt praadsin kartult, muna ja vorsti. Aga lihtsuses ju peitubki võlu. Ja lastele läks väga hästi peale. Why did you decide to come here to Southern Estonia with your camping van? Because when rally is happening, every place is basically booked, so there was no place where we could possibly stay, so we decided to just rent a camper van and just drive with it around, so that was the best option for us. You can see the driver's cockpit. These seats turn around, they turn around 360 degrees, and there's the table where we can eat our breakfast. Here we can cook some breakfast if we want, if we decide not to eat shashlik all the time. Here's the main bedroom. Here's the other bedroom. Also spacious, 2 beds. If you want, you can make it almost into 3 by putting this pillow down here, and there's the shower. So yeah, that's pretty much it. There's the fridge is up here. Also a lot of space for drinks, for food, for everything. The thing with the camper is that, for example, if you drive around with a car, and you book one place, you always need to go back to that one place, but we can park wherever we want and just stay for the night. So I think it's the best to go with the camper van. So. No nii, Roland, sellises elaks küll ju. Muidugi, ma ju sõitsin tavalise bussiga Rakverest Tenerifele, nii et sellisega oleks olnud natuke mugavamasti. Siit idee võib-olla, et kes tahab 6. käigule õla alla panna, siis sellises bussis teeks ühe podcasti küll. Et paneks antenni püsti ja et oleks wifi ka korralik. Ja me peamegi siis tegema... Katsele. Ja võtamegi siis Soome ralli äkki. Nii et Soome ralliks keegi laenake meile matkabussi ja me teeme saate ära Soomes koha peal. Matkabussis. Iga päev erinevas kohas? Jah, iga katsääres. Sound peaks ka olema. Ideaaliseks sound ka olla, jah. Eriti sellise ilmaga, 11 kraadi kuskil. Aga igatahes, katse juba käib, ei hoia meie teid enam kauem kinni, laseme... Meie kahte vaatajat. Ja laseme ilusti katset vaatama ja oleme siis õhtul praeguse plaani järgi 16:15, kui midagi ei muutu. Kui muutu, paneme teada, võib-olla varem, võib-olla hiljem.
ja õhtul on lubanud meil ka Urmo Aava mõned tänusõnad ja tervitussõnad siin oma korraldusmeeskonnale öelda, nii et on mida oodata. Ootame punktikatset. Ootame ikka muidugi. Ja. Aitäh teile praegu ja kohtumiseni. Kohtumiseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.